sülitsid? Jah. Mul on siuke klomp kurgustest jooksmisest. Morning. Täna oli väga huvitav öö, sest vihma sadas ja meie buss hakkas jälle lekkima. Küll aga uues kohast. Või noh, jah, mitte katusel huvitav, aga äkki on easy fix. Äkki. Sellest räägib teile kunagi mõttes. Täna oli vist plaanis jalutama või matkama minna, aga praegu ei tea, mis siin teeb. Suht kahtlane ilm on. Tuul on hästi tugev. Et hommikul Lints filmis ka seda, kui tugev tuul on, sest see on väga tugev tuul. Ja nii, et me sööme ära ja siis mõtleme, kas me lähme või ei lähe. Ja jah, selline on meie plaan. Ja kui me ei lähe, siis ma ei tea, mis me teeme. Aga see tuul ei ole eriti kutsuv, kui väga aus olla. Aga siin pidi väga ilus matkarada olema. Noh, väga ilus. Inimesed ütlesid, oi, nii ilus on. Hidden gem. Noh, eks me uurime. Vot, selline lugu siis. Me otsustasime siis minna selle tuulega ikkagi jalutama, sellepärast, et me pole täna nagu üldse liigutanud ja siis me mõtlesime, et see ei tundu nagu kaugel, ei tundu, rõhutam. Et lähme vaatame, mis siis seal on. Aga vesi on kaasas. Vesi on kaasas. Selline ala ootab siis üleval. Siin oli kunagi siis kaevandus, mida siis enam ei ole. Tõsi. Vorst saab vabadust. Igal pool mingid puidust asjad ehitatud. Seal, siin nurgadega. Igal pool on mingi asi. Vaatame, uurime. Söö, joo, tee mis tahad. Päris huvitav kant. Kivid juba on ägedad, see vulkaaniline kivi. Ma vaatan ka, et see kivi on jumala cool. Ja kuidas need nagu seisavad seal? Siit üksteise otsas. Siit saab üles ka ronida. Teoreetiliselt saaks, jah? Vorst me läheme teisele poole. Ma ei tea, jah, kas need on nagu mingi kunstiprojektid või need on tehtud siia. Ei tea, jah. Kõik on nagu väga omapärased. Jah. Ja noh, kuskil kirjas ka nagu midagi ei ole. Et ei oska vastata. Nende kohta ei ole, jah. Aga no vaadake neid kive. Need on nagu torkavad välja sealt. Päris cool. See mägi on siis pealt siis 34 hektarit. Nii ma saan aru, jah. Päris rets. Üks vend oli kuskil ära kadunud juba. Kus käisid? Tont. Jah.
aga kui ma Google'is lugesin, siis see koht on juba mingi 10 aastat nagu vana. Kui palju? 10+ aastat vana. No ja ma mõtlengi, et võib-olla kunagi üritati teha. Google'i review'd olid juba mingi 7-8 aastat tagasi. See on siis lihtsalt mingi näide sellest kaevanduse. Jep. Kaevanduse sellest. Päris cool. Varsti tuleb siia. Siis sa mind vaatad. Siin ikka tundub, et nagu on mingi projekt olnud, vaata, kunagi. Jah. Kõik on ehitanud midagi. Ei oska aru saada, jah. Ei, siin ei ole nende kohta midagi kirjas. Ei. Siin on ainult selle ajaloo kohta mingid plakatid. Omri Stone Age. Päike. Ilmselt jälle mingi kunstiteos, kunstiprojekt. See näeb veel nagu Backman. Kaks Backmani musutamas. Näh, mahud vahele või? Siin olid iidsed ungarlased käisid testimas. Ei, mina ei mahu siit. Ma ei mahu pea läbi. Ma arvan. Mitte ainult peakallis. Okei. Sa vihkisid mu alakehale või? Jah, kallis. Ja ma tahaks sinna jõuda. Sinna üles. Siin saaks mingit ulmefilmi hästi filmida. Ma räägin. Kõik see oleks nagu mingi sekt seal oma punastes putkades. Reaalselt. Mul oli täpsa vaib. Siuksed asmed siis. Päris palju tööd väiksele. Ja siin on nagu elambist mitu aastat. No, siin on normaalsed aastad. Põhjus, miks me ei saa koera jätta lahti, sest tema panib lehkad. Ei tea, mida ta kuulis või mida ta tundis. Alguses tahtis siit alla hüpata. Aga siis ta sai aru, et ta ei saa siit alla. Ja siis ta jooksis lihtsalt sealt alla, kus me tulime. Ma ei tea, Inst läks alla ehk sai kätte ta. Ta läheb paanikasse, kui nagu oma inimesi lähedale ei ole. Ma vist ei saanud. Hoidi. Tule siia, vorst! Miks sa ta lahti jätsid? Saan aru, et see on matkaraja. Halapis ole, me oleme Halapi otsas. 360 meetrit. Ja. Issand, mis tuul siin on. Tuul on räme. Siin on räige, aga näita seda ümbrust. Ma näitan, ei. Tõsi. Oi. Seal on Matiltšik. Ehk siis seal me toidume. Juba teist tööd. Ega siis seiklused, issand. Ega siis seiklused ei lõppe. Kui me filmisime seda vee asja, mida te nüüd kuulete halvema kvaliteediga. Nad ei kuule üldse. Ei saa midagi natuke kuulda, aga siis avastasin, et see receiver on ära kadunud. Ints jooksis tagasi, mina kõndisin ära. Leidsime üles. Success, noh. Anna veel minu kätte midagi.
Nii et tänane päev on meil done. Väga ei teinudki midagi, siuke lebopäev oli. Ja siis nüüd läheb levopäev edasi, väike jalutus, väike sirutus, väike jooks. Ja nüüd lähme siis tagasi lugema ja igast muid asju tegema. Jop. Sööme midagi ja eks näis siis, mis homne päev toob. Ehk toob parema ilma. No seda ma väga ei tahaks loota praegu. Ei tahaks loota praegu. Ilmajaam ei luba. Nii et jah. No, millal muidu ilmajaam on õige info pannud? True. No täna suht enam-vähem. Aga okei. Bye! No tere hommikust. Hommikune koeraring. Täna ei ole tuult, aga ei ole ka päikest. Aga samas ei ole väga külm, et või noh, mitte külm isegi ei ole ja treskadaja niimoodi on väga okei. Aga eks me siis siin nüüd natuke veel lebotame ja teeme süüa ja siis hakkame liikuma kuhugi poole. Veel ei tea kuhu poole. Hakkab juba see pesemisaeg kätte jõudma, nii et ilmselt otsime mingit pesemist. Kärt on mingit trackstopi vaatanud, et äkki lähme sinna vaatame, kas seal saab pesta ja nii ongi. Lähevad meie päevakesed siin mäe otsas läbi, vaatame, mis edasi saab. Kas lähme täna Horvaatiasse või mitte. Eks siis elu näitab. See on siis see ilus tee, nagu te näete. Vaod on väga kenad. Selles algas. Siin alles läheb lõbusaks. Rahakoti maha. Jah. Igaks juhuks. Igatahes sai pesta. Fresh. Teen kohe ennast ka korda. See on haruldane, kui saab siin maal kuskil ennast pesta. Ja siis me sõitsime, siis ma nägin, et gas station, kus saab pesta. Nii et tulime siia ja seiklus jälle missugune. Esiteks, keegi inglise keelt ei pani maju, on ju. Ja siis ma läksin sinna, sain oma asja, maksin 1,99 pesu ees, mis on väga mõistlik hind iseenesest. Ja siis minu ees, seal pidi maksma nagu münte, et sa saaksid pesu sinna kohta. Ja mul oli tšekk, et ma oleks kohe sisse saanud. Aga mu ees tuli just nagu mingi asiaate terve bussi täis ja nad kõik tahtsid muidugi pissile minna. Ehk siis nad kõik otsisid oma sente, panid sinna sisse ja ma lihtsalt ootsin seal nagu mingi
ja lõpuks ma sain, siis ma ei saanud ust lahti nagu pesust. Siis tuli üks kuri koristaja, ma olin nagu, ma ei saa hakkama, please help, onju. Ja siis see koristaja oli noh, midagi aru ei saanud, onju. Ja siis tegi lahti, siis ma hakkasin seda žetooni sisse panema, et noh, duši alla minna. Viskan sisse, ei lähe tööle. Ja siis tädi oli mingi. Ja siis ma olin nagu sorry, nagu ma ei tea, miks see tööle läinud, siis ta nagu proovis ise mingi 3 korda hästi läinudki. Ja siis ta lõpuks mingi surus selle kuidagi sinna sisse. Ja siis sai. Ja siis ma sain pesema. Nii et 5 minutit oli sooja vett ja 25 minutit valgust. Ma pesin mingi, ma ei tea, 7 minutiga ära. Ja siis tulin ära. Aga et sinna saada, oli ikka full on seiklus. Nagu näha, siis me teeme oma auguprobleemi. Ehk siis, kui siin lekkis, siis läks panid silikooni. Ja üksnes me jõudsime oma ööbimiskohta. Aga seda näitame siis, kui Ints on oma asjadega valmis. Horvaatia siis. Ja nagu ikka, me oleme kirikuparklis. Bussi taga on kirik. Siuke koht siis. Seal taga on näha maanteed ka kaugel, autod liiguvad. Aga siin me siis oleme, vaikselt, rahulikult. Väga vaikne koht siuke. Käisin just katusel. Proovisin silikooniga siis seda läket natuke parandada, aga ega ma nendesse kohtadesse ei ulata, mis paneelide all on. Ja ega ma teadsin ju, et need jäid tegemata, kui me paneele paigaldasime, siis mul tuli meelde, et need jäid tegemata, aga siis ei olnud enam midagi teha, ei hakanud enam välja võtma. Maha võtma paneele. Ehk siis ma eest äärest sain 2 auku kinni pandud. Ja mulle tundub, et sealt nagu just tuligi sisse. Aga eks me näeme, kui sadama jälle hakkab. Et siis saab aru. Aga ehk läks paremaks. Eks näitab. Eks kodus tuleb paneelid maha võtta ja kõik need augud täis panna, mis jäid tegemata. Oli nagu täitsa plaan need teha ja siis läks täitsa meelest ära. Sest need paneelid ei läinud nii kiiresti katusele, kui ma oleks tahtnud. Oli mingi jama ja hästi palju nuputamist ja ka kokkuvõttes sai väga hea. Ma olen täitsa rahul, et nad on väga mõnusalt, väga okeilselt kinni. Vot, aga nüüd siis teeme süüa ja kell on ka juba tegelikult 6:30, nii et ega siin ei olegi midagi. Homme pidi siuke jahedam ilm tulema, nii et vaatab, mis homme teeme. Homme mingisse linna, aga ma ei teagi, kas me õhtul veel räägime. Võib-olla räägime, kui ei räägi, siis näeme homme.
täna oleme siis eriti varajased ja me oleme siis juba parkimisplatsil. Kell on, me jõudsime mingi enne 4. Ja vaadake seda. Noor võib putukaid Matilda peal või? Sa vaatasid või? Ma nägin jah. See on meie parkimisplats täna. Siin me siis oleme mingi täiesti pärapõrgus. Ja aga meil on õnneks selline vaade siin, et meil oli mingid vanad varemed. Me läheme vaatame siis, mis seal varemetes pakutakse. Sinna üles saab siis kõndida. Siit tulime. Lähme siis vaatame. Varsti on täitsa hirmus. Ma saan aru, mul on ka veits hirm. Varsti on perest hirmus. Siin on nats, jah. Seal üleval on ainult need põred, nii et... Jah. Põhimõtteliselt, kui me sõitsime, siis me sõitsime siit baasist mööda. Ja siis me sõitsime siia. Fucki. Fucki. Me oleme fuckis. Aga nagu naljakas, et kuskil... Siit on seda linna näha. Jah. Igatahes ma saan öelda, et naljakas, et inglise keeles on kirjutatud. Mis asi inglise keeles on? Fucki või? Ei et mis churchid ja asjad seal olid. Ei ole kirjutatud. On. Järjest on inglise keeles. Jap, seal on siis see linnakene. Näed? Linnakene. Helmed. Oleme täiesti ümbritsetud. Jep. Pum. Kuule, koerakene on hädas. Ta on väga hädas. Ta on väga okk. Ta on natuke ebamugav, ma mõtlen seda näin. Nii, aga ei päris nunnu. Sellised varemed siis. Tere taas. Täna hommikul me ei jõudnud midagi filmida, sest et seal ööbimiskohas, kus me olime, seal hakkasid autod tulema ja kuna siin Horvaatias on nagu seis see, et nad võivad helistada politseisse, siis me ennetasime seda ja läksime minema, ehk vorst ei jõudnud pissi käia, me ei olnud söönud ja vorst polnud söönud. Siis me läksime tanklasse, tegime ise seal tanklaparklas süüa, aasi vorst süüa ja nii edasi. Ja siis sõitsime edasi mingi maks ekstreemsel teel. Sest Kärt jälle valis, kuhu me lähme, see tähendab, et teed olid jälle muy bien. Ja me läksime Hummi, ehk siis maailma kõige väiksemasse linna. Ja sinna minek tõesti oli päris, ma oleks ühele Bemmile otsa sõitnud. Ja ühe pimeda kurvi tagant tuli täiehooga Bemm ja ma tulin teiselt poolt täiehooga ja mis täishooga, tegelikult ma arvan, mõlemal oli 40 sees. Kui sedagi, jah. Aga jah, see on niisugune tee, kus 2 autot üksteist mööda ei mahu ja... See oli päris rets oli see. See oli niisugune close, jah. Aga jah, käisime seal Hummis, maailma väiksem linn. Ja nagu igas linnas ikka, siis ka seal linnas oli kirik olemas, saime kirikus käia. Siis kõndisime seal niisama ringi, aga seal ei olnud väga palju nagu nii-öelda tänavaid, ei olnud seal üldse põhimõtteliselt, et autod tuli kõik jätta sinna nii-öelda nad kutsuvad linnaks, seda ma ei tea, miks see on väiksem kui küla, aga jah, tuli jätta sinna linna algusesse ja siis sai nagu jalgsi edasi minna põhimõtteliselt nagu mingisse vanasse kindlushoonesse või sinna sisse. Ja jah, jalutasime seal natuke ringi, käisin poes ja umbes nii läkski. Jah, seal ongi paar üksikud maja ülejäänud on mingi apartmendid, mis on tehtud nende jaoks. Airbnb-d siis. Jah, Airbnb-d. Ja siis rohkem ei jäädki nagu, aga ilusad vaated olid sealt, jah. Ja siis me tulime siia ööbimisse. Jah, ja nüüd oleme söönud. Ma
vaatame mingit saksa seriaali ja jah, kuna siin on palju puid, siis internet on nagu on, Starlinkile need puud ees, et siis ma tõmbasin alla mingid seriaale Netflixist ja vaatame mingit seriaali ja selline ongi meie päevake. Ma ei tea, me üritame filmida jälle. Peame seda kuidagi jälle saama endale sisse kodeeritud, aga keeruline on hommikul ärgates kohe kaamera võtta, jah, et ja no täna läks väga kiireks hommikul, et me tegelikult ma tahtsin päris mitmes kohas nagu filmida ja rääkida, aga siis hakkasin nagu meestele süüa tegema ja siis ei olnud aega jälle ja blablabla. ühesõnaga, olime laisad kaameraga täna. Jah. Aga Hummis me filmisime, nii et Hummist siia tuleb, ma ei tea, kas siis panen siia taustaks mingid klipid panin või siis tegin mingi asja teile siia, kus te saate vaadata. Aga tšau! Jep, vaatame seriaali edasi ja lähme siis Tubens tuttu. Ja loodame, et homme oleme usinamad kaameraga. Aga oleneb ka, mis ilm on ja nii edasi, et vaatame.